tere õhtust ka minu poolt. Mina olen siis Mart Viimane kohe tutvustas. Ja täna ma teeks teile siis ühe ülevaate või ettekande siis sellest vaakumenergiast selle teadmisega, mis meil täna on, kõige parem teadmisega. Kindlasti ärge võtke seda mingit lõplikku tõde, aga see on praegune selline arusaam nii teoreetilise kui ka päris ka mitme praktilise töö pealt. Ja eks te siis saate ise kaasa mõelda ja vaadata ka võib-olla tulevikus, et kuhu see asi edasi viib. Enne kui ma selle vaakumenergia juurde läheks, ma tooks näiteks teile kaks hästi lühikest videoklippi. Siin on siis klipp number 1 ja klipp number 2. Ja vaatame siis, mis me siit leiame. Kas ta nüüd? Ei. Ei, internet on olemas. Kusjuures ma tean saladust, et kolmandik elektron on rohelised. See kütab vähe. Võtan vett ka. Just. Seda ei ole räägitud. Sa oled esimeseks teadlaseks. Nüüd, kui me interneti lööme sisse vaba energia, siis tuleb meil igavesti palju sealt päris põnevad videosid. Ja siin on ka mõõdud peal, 6 intsi näiteks peab olema see 6 tolli see ja 4 tolli see ja generaator siis ja mootor ja siis on meil tarbimisstend, eks ole, kus on hulk lampe, võib-olla mõni neist ka LED-lamp, mis seda täpselt teab. Mees ühendab siin väga targasti seda asja. Ja näed, ongi ime juhtunud, et teab, et need põlevad. Ja no, ma ei tea, üks võimalus on nüüd selle ettekanne siin ära lõpetada ja minna ehituspoodi. Osta 3 kilovatine mootor, 12 kilovatine generaator ja ratas, natuke punast värvi ja mõned raua profiilid ja töökorda tegema. Ja siis võikski nagu ju öelda, et selle katse põhjal päris kindlasti saab väita, et 12 kilovatti või 12,8 kilovatti energiat tuleb siis süsteemist vabalt välja. Mis on 3 kilovatti peal? Jah, noh, sellepärast keegi ei ole seda ajal kunagi tulnud, et minna poodi, osta 30 kilovatine mootor ja panna see 12 kilovatist elektrigeneraatorit ringi ajama. Ja siis, ma hakkasin mõtlema, kui ma seda videot oleks mingisugune 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, siis ma oleks selle peale võib-olla pandud, äkki on mingi 3-tähelise asutuse, mingi infooperatsioon või niimoodi vett segada. Ja siis ma mõtlesin, et miks peaks selline kaunites riiestes lõunama mees sellist videot tegema. Ja ma sain aru sellest, et kui ma hakkasin vaatama siis, ma korraks veel suure vaatasin, siin on aasta jooksul, see video on üles laetud aasta tagasi umbes 2,2 miljonit klikki. Ja ilmselt siis see roosa või selle kirjukanaga meesterahvas mõtleb ka siin väikest visiooni peale ja investeeringu peale, et ma vaatasin, et on ikka neid rakiseid teid erinevat värvi ja paarkümmend erinevat videot on selle lehe peal üleval. Ja klikkide masin missugune, eks ole, teeme ka natukene valmis ja vaatame, et me kuskil seal Google'is või YouTube'is oleksime otsingus õiges kohas ja äri missugune. Nüüd aga ma näitaksin teist videot. Ja teine video, ma ennem kui ma teise video peale näitan, ütlen, et seda on vaadatud ainult 5 aasta jooksul, 6 aasta jooksul 230 000, 10 korda vähem. Kehtolundus. Nii, ja see on nüüd üks
üks Venemaa ja Korea selline ühisseltskond. Infinity SAV on selle ettevõtte nimi. Ja minu arust on neil nagu päris nagu, nad vähemasti viitsinud asja süvitsi minna, mis seal nagu vaeva näha. Mis me siin näeme? Me näeme siin nii-öelda generaatormootorit, pooljuht lülitiplokki, tarbimistendi jällegi. Ja nüüd ta tõmbab siis näpuga selle käima. Klõpsutan natukene edasi. Ootame ära, millal ta siin tuli põlema läheb, eks ole. Et see mootor ka reaalselt nii-öelda voolu välja annab, et nüüd põlevad. Ilmselt 3D printeriga tehtud. Ja kui me natukene edasi lähme siit, siis me näeme, ta võtab sellega lahti siin laua ääres. Natukene veel edasi. Et mis siin siis on? Siin on, võtame külmutame korra ära. Siin on siis, siin on siis staator ja rootor. Staatori juures me nägime, et seal ei olnud tavalise mootoriga võrreldes, seal ei olnud metall südamikke igal mähisel. Ma vaatan korra staatori, kui me räägime rootorist ära. Rootoris on neodüümimagnetid, mis tekitavad siis magnetvälja liikumist generaatoris. Ja nüüd siin siis, ma vaatan äkki on parem pilt veel. Võta seda staatorit käes ja otse. Vaatab lähemale. Ja siin me siis näeme tegelikult ilmselt nagu 3D printeriga jälle tehtud sellised rakised, kus on siis 12 mähist on nii-öelda nagu pöörde peal või selle pöörderaadiuse peal kokku. Ja siis on mindud sügavusse, on pandud siis 5-kordistatud, et seda võimsust juurde tuleb. Mis me siin näeme? Me teame seda, et elektriväli tekib magnetvälja muutusest ja magnetväli tekib elektrivälja muutusest. Ja kui me nüüd selle magnetit siin ringi ajame, siis siin tekib, nendes mähistes tekib elektrivool. Mis on nüüd puuduseks tavalisel laialt levinud siis generaatorid või nendel mootoritel generaatoritel vahet pole, on, et magnetitel on, või tähendab staatori mähistel on siis raudsüdamik. Iseenesest on nagu selle eesmärgiga seal, et see magnetväli sealt rootori pinnalt või sellest kõige kallimast komponendist, mis mootorile generaatoril on, ehk sealt õhupilust jõuaks siis läbi mähised see magnetväli ja kanduks võimalikult massiivselt ja efektiivselt üle. Samal ajal raudsüdamikuga on ka see puudus, et ta takistab magnetite tööd. Ja ilmselt on vaja seal leida nagu mingisugune ekviliibriumi tasakaalupunkt. Siin see leiutaja on valinud siis tee, et loobub üldse sellest raudsüdamikust. Ja ta kaotab küll natukene energias, aga ta võidab selles, mis magnetil muidu kulub selle raua külgetõmbe jõu siis ületamiseks. Ja miks ta hakkas ise tööle on see, et tal oli siin tehtud pooljuhtplokk, kus on ka mingites kaadrites on näha, kus on tüüpilised pooljuhtlülitused ja kondensaatorid. Ja kuidas see generaator mootorina töötab, kui me jagame nüüd selle ühe tsükli, ühe 12-ndiku. Ma ei oska öelda, kuidavõidi see on tehtud, kas on tehtud siis mootori funktsioon ennem iga tsükli peal või on siis generaatori funktsioon, aga nii kui ta näpuga siit keerab seda, kui see rootor sees on, eks ole, magnetid indutseerivad siin mähistes elektrivoolu, see läheb siis sinna elektroonikaplokki ja sealt siis vaadatakse, millal ilmselt on seal programm mingisugune peal, millal siis mähised või tähendab see kondensaator täis saab ja natuke hakatakse siis andma tagasi. Ja see sama mootor, et ta ise ringi käib, töötab siis ühe töötsükli jooksul generaatorina, ilmselt suurema poole. Ja siis mingi osa läheb siis ka mootori funktsiooniks, et siis natukene antakse energiat tagasi.
Ega minu arust on väga ilus nii-öelda realisatsioon sellest teooriast, mis me hakkame kohe rääkima lähemalt. Aga noh, mis on muidugi nende puudus on see, et vene poisid nüüd siin ootavad patenti sellele asjale. Noh, tegelikult see, ma arvan, et see patendi baasil põhinev ärimudel sellises kohas minu kõhutunne, kõht ei ole ka kõige väiksem, aga kõhutunde ma järgi ütleksin, et see patendi versiooni siin ei pruugi väga nii-öelda minna nii-öelda realiseerima, sellepärast, et kui me räägime sellest vaakumenergiast, siis me põhimõtteliselt võime siin võrrelda muna söögiks tegemisega. Et kui me teame, et munaga, sellest hetkest, kui me teame, et muna kõlbab süüa, me võime seda, kui esimene vend on ära patenteerinud selle muna keetmise, siis me saame seda praadida, me saame koogel-mooglit teha, patent on kas meetod või materjal. No erinevad meetodeid on koogel-mooglit teha karusselli peal, võid teha, ma ei tea, kiiktooli peal, võid teha magamistoas, eks ole. Et me saame erinevaid meetodeid, kui me segame siia veel topoloogia, lülituste topoloogia, ehk siis ja arvutiprogrammid, siis on põhimõtteliselt lugematu arv meetodeid, kuidas saab patendist endaga mööda minna. Et ma arvan, et patent sellise rakendus ei ole ja kui veel läheb hästi, et ta ei salastata. Aga üldiselt Ameerikas on ikkagi niimoodi, et 5-6 tuhat patenti juba omaenergia või ütleme selle kõrge elu ja sellise energiapatentide osas on salajased. Ja võib-olla mis siin nagu töötab, on ilmselt kas kasulik mudel või kui ka see tööta, siis ilmselt oma nii-öelda disaini lahendus, mis võib sul päästa vähemasti selle, et seda konkreetset, täpselt samasugust disaini, mida sa oled teinud, keegi teine lihtsalt ei ütle, et nüüd on see minu oma. Lihtsalt noh, sellepärast võib-olla tasub seda teha, aga kuna see töö siin on tegelikult seda tööd ühesõnaga saab ära kaitsta, aga mitte seda printsiipi, kuna see printsiip iseenesest on väga kaua juba avalikkuse ees olnud. Ja ma panen nüüd slaidid uuesti tagasi. Ja mul on väga suur lugupidamine selle Vene seltskonna ees ja Korea seltskonna ees. Meil on ka 10 kilovatine, ka töötab kenasti. Ja see sõitnud seda üksikule saarele testima ja paadiga järginud ja mis iganes huvitav videod. Siis töötab, paned stardi annab näppu ja hakkabki tööle. 10 kilovatine nüüd võtab, ta ei tööta generaatormootorina, ta töötab niimoodi, et nüüd ütleme on väline mehaanisuse töö allikas. On siia pandud siis mootor juurde. Ma ei tea, mis põhjustel see võis olla. Võib-olla need voolud, lülitused hetked läksid seal suureks. Ma ei oska seda öelda, miks nad on selle tee valinud. Aga nad on valinud, et see 10 kilovatine versioonil see generaator töötab ainult generaatorina ja seda aetakse siis ringi. Nüüd räägime kohe, kus see efekt tuleb. Sest igaüks ju on rattaga sõitnud, eks ole, nii-öelda dünamo pannud külge, eks ole, kui pirni põlema paned, läheb raskemaks. Ma räägin mõtlen, et ja nii kui me nüüd tekitame elektrimotooriu, siis me tekib ka vastupidine hulk tekib kohe vastumotoori jõudu. Nii, ootame, ma võtsin sul ära ja panen uuesti peale. Nii, nüüd siis, mis asi see vaakumenergia on? Räägitakse vaba energiast, aga siin on näiteks, me oleme tõlkinud ära raamatu on vaba energia, viimane saladus on ju. See pealkiri on selline, kui autor 93. aastal sellise raamatu sellise nimega tegi, aga tegelikult ta räägib siin vaakumenergiast ja siin on kokkuvõte 2 teadusartiklist, mis siis võtavad selle vaakumenergia olemuse kokku. Ja nüüd, mis asi see vaakumenergia selline on? Me teame, et elektrivool tekib, on 2 nii-öelda laengu vahel. See on siis vaadeldav elektromagnetiline energia. Me põhimõtteliselt selle laengu siis kutsume oma magnetilise sekkumisega juhtmes või koolis või kus iganes, kutsume esile ja me saame seda tagurpidi ka teha, selles mõttes, et elektriga saame ka magnet välja teha. Ja nüüd selgub see, et juba Maxwell omal ajal nii-öelda oma keeruliste nende kvaternioonide süsteemidega, võrranditega määras ära selle, et tegelikult siin
selle laengu ümber, mis me tekitame siis vasejuhtmes või kus iganes staatikas kuskil, tegelikult on ruumiliselt mitte vaadeldav energiavoog tuleb siis sellest nii-öelda peenemast reaalsusest, kui see elektroniaatom ise on, mis annab talle siis juurde. Ja ma mõtlesin, kas see on nagu see on nüüd praegu minu mõte, mis ma mõtlen, et kas see on siis mingisugune siuke efekt, kõrvalnähtus. Aga tegelikult see ei ole efekt, aga see on põhialus, kuidas üldse see saab toimida. Sellepärast võtame näiteks selle sama vaseaatomi või tähendab molekuli see kärgstruktuur või see nii-öelda kristallvõre, eks ole, kus me siis vooluga saame panna siis igast elektronist mingisuguse väikse hulga selle ääre peal nii-öelda siis kui me anname potentsiaali peale, siis liikuma. Aga tegelikult, kui me nüüd lähme siin ennem kajas ka välja selline nii-öelda mõte, et liikumisest hakkab nii-öelda nagu muutus või elu või kuidas see täpselt kui liikumine hakkab midagi toimuma. Nii, hakkab toimuma ja point on nüüd see, me peame siin selle vaakumenergia juures tõmbama nüüd, ütleme, töölaua panema ikkagi laiema, kui meil see nii-öelda Newtonlik füüsika lubab. Selles mõttes, et Newton, kui meil on massid ja ütleme, põhimõtteliselt ikka massid on seotud, siis me saame Newtonliku füüsikaga ka nii-öelda hakkama. Me saame sellega ära teha kõik asjad. Aga kui me läheme nüüd elektrisse, siis tuleb välja, et multiversumil, nimetame seda praegu nii, vaakumil, on selline omadus, et ta vaatab, et kui hakkab nagu puudu jääma sellest nii-öelda oma algsest siis laengu seisusest sellel konkreetsel mateerial, mis siis parasjagu käes on ta siis elektrijuht või on ta siis, antud juhul räägime elektrijuhist, näiteks vasest, siis ta annab juurde sinna. Nii kui see nii-öelda laengu nii-öelda elektronid hakkavad liikuma, siis ta seda sealt nähtamatust nii-öelda reaalsusest või nii-öelda siis ruumist, null reaalsusest, annab selle laengu suunas, annab talle juurde seni nii-öelda avastamata asupaigast, eks ole. Ja me teame seda selle tõttu, et potentsiaal tekib ja samal ajal, kui me saame seda potentsiaali maandada, aga me kunagi ei saa rääkida potentsiaalist kui absoluutsest potentsiaalist, et 0–100 volti. Kui meil maanduste vahe on näiteks miljard volti ühe nii-öelda planeedi peal, näiteks toome niisuguse näite, võib olla sul 100 volti, teise peal võib olla ka maanduse ja selle nii-öelda potentsiaali vahe 100 volti. Aga kui me omavahel kokku paneme, siis me saame alles aru, milline see absoluutse potentsiaali nii-öelda diapasoon võib olla. Ja ma ei oska teile allikat praegu öelda, aga see on nagu välja võetav üks näide, kus üks seltskond tegi, ma mäletan, millist kosmosemissiooni nad projekteerisid, ühte asteroidi missiooni. Ja siis üks teada ütles selle, et kuulge sõbrad, et see on väga tore, aga palun kaitske nüüd see tehnika staatilise elektri vastu. Ma ütlesin, mis sul oli juttu, mis staatika, me näeme kosmose, asteroidil on see pole mingit elektrit, mingit staatikat. Jah, aga mul on siuke nii-öelda jällegi tal oli sisetunne, võib-olla sellest millekski muust ka veel ajendatud, ma ei oska see kõrval öelda. Jah, aga seal mõnekümne või mõnesaja meetri tagant, kui te hakkate lähenema, seda viimalt lähenemist tegema, tekib teil ülelöök. Sellepärast, et tulete maa pealt. Maal on hoopis teine potentsiaal ja siin on ka see elektrilise universumi nii-öelda üks teese, hüpoteese, ma ei oska öelda, kuivõrd ma tahasin öelda, mis ta on selline nii-öelda siis ikkagi väide on ju, et taevakehad on oma üksteise kaugustel selle tõttu, et neile on vastav potentsiaalide vahe. Ja sealt siis tuleneb alles see gravitatsiooniline jõud. Et mitte see gravitatsioon ei ole nagu see esmane, vaid gravitatsioon tagajärg. Ja samamoodi räägib Björden, kes on selle raamatu autor, et need on nii-öelda need mittevaadeldavad elektromagnetilise energiavood, aga nad on samal ajal ka
potentsiaali rõhulained vaakumi poolt siis selle laine või elektrijuhi suures ja samal ajal nad on ka gravitatsioonilained. Kui meil õnnestuks mõõta nüüd selles elektrijuhtmes seda gravitatsioonilist igasuunalist. Näiteks ma ei tea, elektrikud teavad ju seda, et kui on kuskil kaarleek, ühendus hästi suur, lühiühendus, hästi suur tarbimine on ja hästi suured voolud, teevad ka pinget, siis tegelikult ta tõmbab juurde. Ta tõmbab juurde mitte ainult siis metalli, vaid kõike, mis seal nagu tegelikult on. Me saame seal rääkida gravitatsioonilist anomaalist, lokaalsest välja. Ja mis on tegelikult siis ikkagi selle elektromagnetismiga seotud. Ja siin ei ole mitte 2 venda, elekter ja magnetism, vaid 3 venda on ikkagi tegelikult gravitatsioon, elekter ja magnetism. 3 ainsus on selles mõttes. Ja see on nüüd siis see koht, mis toimub vaakumis. Vaakum on muidu nagu ta ikka on, ta ei pane nagu, me ei panegi teda nagu tähele, see on umbes nagu me oleksime nagu sellises soojas 37-36,6 kraadi vannis, soojas veevannis. Me tegelikult ei saagi aru, et see vesi seal nii väga on, aga nüüd kui hakkame liigutama, natuke raskem on. Ja vaakum on samamoodi, et ta annab nagu kohe, kui sa hakkad toimetama seal oma väljadega selle mähise või millegi kallal, eks ole, hakkab omalt poolt juurde andma sinna kohe. Sest ta ei taha, et see aine ära laguneb käest. Ta on mõeldud vasena säilima mingi teatud ajal. Kui sa lähed seal hästi kõvade vingete ja vooldega, eks ta ikka sulab ja eks ta ikka aurustub ja mis iganes, eks ole, aga ühesõnaga selle mateeria toimimise ülesehitamise protsess on ikkagi fundamentaalselt selle vaakumiga seotud. Ja see tähendab ka seda, teadlased tavaliselt ei küsi, et miks see elektron nagu selline on, tal võiks ju kütus otsa saada, kes seda paaki valab seal kogu aeg, aga keegi valab. Keegi valab, kes on meie reaalsusest või miski või kes iganes, kuidas seda tõestab, meie reaalsusest väljaspool on. Ja on ka teada, et katsetega elekter on meil olemas, et see nagu töötab. Aga et sinna ei ole nagu tavas koolifüüsikas mindud sisse, et mis see laeng tegelikult on ja nii edasi, eks ole. Siin... Võib-olla katkestab korra, et Hendrik õpib võib-olla varsti koolifüüsikast, et siin oli küsimus selles, et kuidas saavad molekulid eksisteerida ja kuidas need kokkumaad Keegi ei adresseeri. Keegi ei anna energiat juurde, aga kokkumaad nad tiiravad. Ja see ongi nagu öeldakse, et... Kuidas see saab võimalik olla, kui see ei ole võimalik, järelikult ülejäänud asi kaotab ka mõtte. Sobib siuke teooria? Ja täpselt see on seesama, et me ei saa rääkida, tähendab, algsest nullseisundist, kui keegi juba on sinna, annab kogu aeg juurde. Juba liikumine toimub, aga põhimõtteliselt me oleme paigal, aga liikumine toimub. See viimane punkt selles, et kui me oleme sotsioloogias ja siis sealt edasi kvantfüüsikas toimub liikumise teel, jah? No mina ei ole kvantfüüsika ekspert, nii palju ma natukene silmajoonest järgin, et kuidas on mingisugused teemad siin on ja kui me räägime sellest universum, multiversumi nagu nendest kihtidest, siis ma hiljuti juhtusin vaatama Kaia televisioonist, oli siuke huvitav mees nagu Randy Weitenheimer, kes siis Emily Smithiga seal ühes tema on üks salakosmose programmide füüsik. Ka kaugnägemise ekspert ütleb sulle ära, mis sul taskus on ja mis sul oli eile ja kus, mis, eks ta on hästi selles valdkonnas. Ja ta neid erinevate programmidega on tegelenud, nii tehniliste kui ka bioloogiliste programmidega. Ja tema räägib niimoodi, et tegelikult see, kui me hakkame nüüd minema sügavusse, eks ole, detailsusesse, siis kuskil meeter astmes miinus, ma ei tea, 34-ndal meil hakkab nagu see juba elektronide aine lõpeb ära. Ja ta räägib, et elujõud või see life force, prana, ma ei tea, kuidas kõigi nimetab, on 10 astmes 56-ndal.
ütleme valesti või õigesti, ma ei tea, ma ei oska tema. suurusjärk ja me saame sealt edasi minna, -8, aga neid kihte on nii palju. Vahepeal on see stringiteooria 10 aastas -44, eks ole. jah, aga -44, sa saad üldse sellest aru, me ei saa isegi -3-st aru. No, see on hoomamatu. Ei no on, aga seltskond on teinud tööd, eks ole, peaaegu sajandi ja mis on nii-öelda, noh, ei ole jõudnud lihtsalt ajakirja kaanele, aga täna, kui me läheme siia maailma, noh, ütleme, hakkame vaatama neid protsesse, siis me peame teadvustama seda, et me lähme tegelikult sellest 3D maailmast, läheme sügavale. Ja me peame lihtsalt seda arvama, me lähmegi ja me põhimõtteliselt me peame minema eelduste vabalt, et vaatame siis, saame seda infot praegu, mis meil on. Lähme elektri juurde nüüd siit edasi, eks ole. Ja. Sorry. Ei, nii. Ja mis on nüüd konventsionaalne vooluahel? On niimoodi, kus siin on meil generaator ja siin on tarbija. Siin on igast muid tarbijaid veel vahepeal, igast soojuskulud ja juhtmekulud ja soojuskaod ja mis iganes. Ja selle nii-öelda tüüpiline skeem on see, et kui me generaatoris tekitame voolu ja laseme selle tarbijasse, siis elektronid liiguvad siit, nad tarbijasse tagasi ja tekitavad siin vastu motoorjõu. Et see on sellepärast, kui me jalgrattaga väntame, on pirni põlema, siis elektronid läbi pirni lähevad siin sama generaatorisse tagasi ja hakkavad seda takistama. Siiamaani on see okei, kuidas takistavad siis. Aga nüüd, kui ütleme, on see oluline, et kui me saaks vähem panna mehaanilist tööd sinna sisse, siis see võiks olla nagu fookus, mis me saame teistmoodi teha, et me siin samas, kus me toodame seda nüüd ära ei põleta, eks ole. Enamus sellest energiast. Ja selleks, et me saaksime vaadata seda asja, siis me ennem slaidil oli näha, see on massivaba vool, kus tegelikult me peame seda elektrivoolu vaatama vähemalt 2-komponentsina tänase teadmise juures, võib-olla seal on ilmselt rohkem komponente, aga vähemalt 2 suurt järku eristama. On siis ülikiire pinge sisuliselt, mis on signaalivool, mis iganes, eks ole, mis tekitab juhtme ümber magnetvälja, mäise ümber, ja siis seesama massivaba komponent tegelikult seob need elektronid ja hakkab nendega seda ringmängu vedama. Koolis me teame, et elektrivool on, eks ole, osakeste elektronide, kindlasuunale liikumine, aga mis selle põhjustab, see on see massivaba komponent seal voolus. Omal ajal, kui tehti see Euroopa Atlandi sidekaabel esimene, seda ei teatud veel, et see on siis kutsuti see Heaviside, kutsuti seal nii-öelda leiutame välja, milles see probleem on, et see kaabli läbilaskevõime nii väike oli ja ta saigi oma katsetustega aru sellest, et ei ole vaja sinna amprit taha anda sinna kaabli. Piisab, kui sa seal väikse signaali tekitad, see magnetväli levib juba valguskiirusel. Aga tegelikult see elektronide vool ei liigu üldse valguskiirusel, seal räägitakse ikkagi suurusjärkudest kuni ütleme, sajad meetrit sekundis ainult, milleks on ka, ütleme, suurtel vooludel on need kaabli vahemikud on disainitud küllaltki väiksed, see on suured pingelangud, kuna selle nii-öelda juhtme takistus võtab väga suure osa ära, eks ole. Ja nüüd, kuidas me saame seda asja nagu lihtsamaks teha, mis on siis Peartoni nii-öelda välja pakutu 30-aastase töö tulemusel on see, et me võtame siit allikast, tema ütleb seda primaarne allikas, et võtame pinge ainult. Et kõige ideaalsemalt, kui me saame siit pinge tekitada ja et siis nii-öelda elektronid koguda vahepeal kollektorisse, milleks sobib näiteks kas kondensaatorblokk või siis ka teine mähis. Me räägime juba Tesla tehnoloogiast, kui me induktiiv nii-öelda paralleelist Tesla kui Nikola Tesla. Jah. Aga ütleme lihtsalt niimoodi, et kui me siin suudaksime teha lülitusi, paneme selle need elektronid ja siitpoolt nii-öelda tinglik elektroni gaas, siitpoolt tinglikud nullid, eks ole, lähevad vastu, me paneme loengut, paneme kondensaatoriplaatide peale istuma. Ja mis kondensaatoriplaadid teevad on see, et nad peatavad need elektronid kinni.
aga nad samal ajal pingestavad vooluringi. Ehk me teame seda, et üle kondensaatoriplaadi elektron minna ei saa, aga me teame seda, et samal ajal on vooluring pinges. Samal ajal me paneme sapa lampi, eks ole, paneme maanduseni ja me teame, et süsteem on maandatud. Et seal on mingisugune komponent, mis tegelikult on see mittevaadeldav komponent selles elektrivoolus, mida me peame hakkama nüüd eristama. Ja teistmoodi seda hakkama jälgima. Kui me tahame nii-öelda siis väiksemate eesmärk on see, et me saame väiksemate mehaanilisse sisse panda energiakuluga rohkem elektrienergiat kätte. See on nagu kogu selle ürituse eesmärk. Ja me saaksime teha niimoodi, et siit laadis panna siis kondensaator kollektorisse on ju. Me ei tohi kunagi tarbijat ja generaatorit või siis seda allikat kokku lasta. Sellepärast nii kui kokku laseme, tuleb siit jälle tagasi ulatuv see elektromotoorjõud. Elektromotoorjõud tekib hetkest, kui massiga elektrid on seotud on ja me ei tohiks seda teha. See ei ole nagu kasulik. Ja selline siis see põhimõtteline skeem, seda saab teha väikeste, mida me oleme ka teinud mõni aeg tagasi siis harjadega lülituste puhul, aga kuna harjad ei ole iseenesest nagu väga kiired ja väga täpsed ja suurte pingete ja vooludega nad ka nii-öelda hakkavad nii-öelda süsistama või jätavad nii-öelda tracki järgi, eks ole, see on omavahel ühendust. Parem on seda teha nagu pooljuht lülitustega, aga pooljuht lülitustega on teil mustmiljon võimalustes, seda saate unikaalselt teha, mida tegelikult nagu tahate. Et tegelikult see on nüüd tegelikult kogu see nii-öelda vaba energia või siis ütleme see alternatiivne või siis selle vaakumenergia püüdmise selline kõige lihtsam üks variantidest. Mitte ainus kindlasti, eks ole. Ja nüüd edasi tähendab, mis siis selle energiajärguse seadusega saab, et kust ta siis tuleb, eks ole. Tegelikult energiajärguse seadus toimib endiselt, aga me vaatame seda süsteemi nagu soojuspumpa või nagu maaküttepumpa. Meil on 2 süsteemi. Me ei lase neid süsteeme omavahel kokku. Me arvestame sellega, et me sealt vaakumist võtame, tegelikult võtame sealt vaakumist päev number 1, kui me elektri üldse nii-öelda nagu üldse tuli. Me lihtsalt ei teadnud, et need komponente seal voolus oli mitte liiga palju, vaid oli rohkem kui 1. Täna me teame ja me saame seda selliselt teha, et kui me nüüd lähme, siit on ilmselt tulnud ka see teooria, miks seal on see vaakumruumiliste selliste, ta nimetab seda üksteist ülekatvate selliste laineteks ja kui nüüd vajadus tuleb see elektrijuhi suhtes, annab vaakum juurde, teinekord vaakum võtab ka ära üleliigse. Et see on, kuidas me seda teeme. Ja siis mõlemad pidi saame teha, eks ole. Ja põhimõtteliselt ongi siis need asümmeetrilised potentsiaalilained ja need on vaja siis tegelikult püüda sinna elektrijuhte. Massivaba vool ei ole seotud ühegi jõuväljaga, kuna selles nii-öelda massivabas, nagu nimi ise ütleb, seal ei ole ühtegi massi seotud. Ja kui meil massi ei ole, meil ei saa jõud olla. Et siit lihtsalt, et see tasakaal... See on mingi praegune lähenemine, kui massi ei ole, siis jõudu ei saa. No aga ilma massita jõudu ei ole, eks. Füüsil nii-öelda mõõtud füüsil. Varsti kummutatakse. Anna 100 kilomeetri tule oma arvamus, see on ka massiga. Ei, aga... Okei, ma kuulsin. Mina olen nipid meestel ei ole massi. Ja me vaatame seda... Kusu 100 kilomeetrit. Väikse varuga ka. Aga ühesõnaga me ütleme, et see vaakumenergia sellepärast, et me võtame sealt vaakumist seda energiat selleks, et see nii-öelda mitmete katsete ja teooriate tulemusel see on nii-öelda selgusele jõutud, et me ei oska paremini seda seletada, kui me ütleme, et see sealt nagu tuleb ja tõenäoliselt see sealt tuleb. Tühjast ei tule jõudu kunagi. No me... Et siin ongi, me läheme nii fundamentaalsete küsimuste juurde, me ei oska kõiki neid täna võib-olla ilmselt vastata. Meil täna piisab sellest, et on olemas massivaba vool ja massiga vool. Jah, aga niimoodi, et Mart, sa lõpetasid ju. Nii, hüpotees, ma käin kiiresti läbi. Hüpotees ongi see, et me proovime oma katsete seeriatega nüüd, et see mehaanilise energia hulk, mis me saame sinna või paneme sinna süsteemi sisse,
võib olla oluliselt väiksem selleks, et see elektrienergia sealt kätte saab. See on ainult hüpotees. Me ei tea, kui palju rohkem, aga me teame, et ta on rohkem. Seda et ta on rohkem, oleme me ka läbi teinud. Ja nüüd, kui me hakkame nüüd rääkima sellest, et kuivõrd hästi mingi asi võiks olla tehtud, siis meil tuleb appi selline asi nagu tehnoloogilise küpsuse, ingliskeelseks technology readiness level skaala. No siin on tegelikult kasutavad suurorganisatsioonid, Euroopa Kosmoseagentuur, NASA, Euroopa Komisjonil oma süsteem. Tegelikult ei ole mingit vahet, millist neist kasutada. Need suurte organisatsioonide TRL raamatud on reeglina paksud, sellepärast, et nad on püüdnud sellesse TRL siseregulatsiooniga hoomata väga palju asju. Võtame Euroopa Kosmoseagentuuri näiteks alates, eks ole, mingisugusest satelliidi väliskorpuse asjakesest, tudengisatelliidil, mille eluiga on kosmoses, eks ole, võib-olla seal projekteeritud eluiga 1 aasta, kuni 25 aastat, eks ole, geostatsionaarsed telekommunikatsioonisatelliidid. Ja kõik see mingisugune mõnekümne lehekülge dokument peab ka nii-öelda kaasama, ära katma. Aga meie oleme agentuuris, Eesti Taevanähtuste uurimisagentuuris siis välja töötanud sellise 1 leheküljelise dokumendi, definitsiooni, kus on siis elektrisüsteemidel, mida me arendame, väga selgelt välja toodud, millisel astmel me oleme mingis hetkes, nii kui tase on saavutatud, teeme otsuse, me oleme neid asju hinnanud ja arvame, et see tase on saavutatud. Lihtsalt lihtsustamise pärast, et oleks kõigil lihtsam. Ja nüüd tegelikult me saame rääkida 9 astmest, me võime tinglikult teha seega 99, aga 9 on siuke enam-vähem siuke nagu tore skaala, eks ole. Ja kellel 9 ei ole veel nii-öelda kohe mõtet meelde ette või ei jää, eks ole, siis me tegelikult selle 9 saame jagada veel 3 gruppi. Esimene on see efekti kaardistus. Me oleme täna selle teise peal. Et me teame, et seal on efekt. Meil on ka konkreetsetele tunnustele vastav eksperimentaalne kontseptsioon olemas. Meil ei ole veel eksperimentaalset ja analüütilist ega arvutuslikku teooriat seal taga. See on see, kus me täna oleme 2 peal, et saada 3. Kui meil on nüüd see ära tehtud, et me saame nüüd valemid kätte, need nii-öelda sõltuvussuhted, mis parameetrid ja mida suunas liikuda tuleb, siis me saame minna tehnoloogia arendusetappi. Seepärast, et meil on plaan ehitada valmis ikkagi vaakumenergia generaator ja näiteks kui Olev ütleb, et tema ühe näiteks tahab ja oma majja paneb, siis meie huvi ei ole küll see, et Olev näiteks jõululaupäeval helistad, kuule, et sa tegid nüüd toreda seadme küll ja siin töötas mõnda aega, eks ole, aga kurat praegu ei tööta ja ükski elektroonik ja ükski automaatik aru ei saa, mis juhtum Mondar see siin on, eks ole. Ja sihukest kõnet ma ei taha saada, ma tahaks pigem saada sellise kõne, et tore, et see generaator töötas järjekordse aasta, järjekordse nii-öelda 3 aastat. Ja selleks nüüd, kui me seda tehnoloogiat välja arendame, isegi kui see efekt on tõesti ainult see mingisugune eriline lülitus, me peame rääkima ikkagi kogu süsteemist ja projekteerima selle juba sellise mindsetiga või nii-öelda arusaamisega, et me läheme see TRL 9-sse, et ta töötab 3 aastat välitingimustes. Ja miks 3 aastat? See võib olla suvaline number, tõesti võib tegelikult olla suvaline number, mis me arvame, et see missioon on. Aga aastas on 8760 tundi, 24x365. Kui see generaator on 1 kilovatine, seda toodab aastas 8760 kilovatt-tundi nii-öelda netoenergiat, väljund energiat, mis on meie kliimas kuskil 8-9 kordne sama võimsusega päikesepargi energia. Näiteks kui teil on kodus 10 kilovatti liikumisvõimsust, siis te teate, et see 10 kilovatine pidevalt ühe tempoga tootev seade teeks teile aastas sama palju toodaks energiat kui 90 kilovatine päikesejaam. See on nii-öelda selline ja kuna see on 1 aasta kohta kuskil 1,8, 1,9, 3 aastat võib-olla sobiks see päris hästi, sest 25 aastat hinnatakse 9 päikesepargi nii-öelda elueaks, et siis kui vaakumenergia seade töötaks 3, ta oleks oma nii-öelda päikesepargi ekvivalendi juba elu ja ekvivalendi juba ära teinud. Aga loomulikult võib see panna 10, mis iganes keegi ütleb, et see missioon peab olema, see on nii-öelda projekteerimine.
ma arvan, et see ei olegi tähtis. jah, aga me peame ikkagi aru saama, et mida me teeme selleks, kui me hakkame nüüd seda tegema. Ja tegelikult ongi siin, et siis see projekti eesmärk, siin on palju tekste, ma räägin lühidalt ära, et minna sealt TRL2 pealt TRL4 peale, et me oleme selle efekti ära kaardistanud. Tegelikult me tahame 7. minna, sellepärast, et 7 on juba kuu aega õues töötanud, on ju. Selle kuu, kui seade töötab... Ta võib siin koridorist. Nii näiteks, eks ole, kuu aega ära töötanud, siis me saame rahulikult öelda, et 98% riskidest on maas. Võib-olla mõni tarkvara äpardus juhtub, võib-olla mingi asi juhtub, on ju. Suure tõenäosusega põlema ei lähe, suure tõenäosusega ta, kui me oleme ära mõõtnud, et ta kuu aja jooksul pole elektromagnetlained näiteks emiteerinud üle lubatud, siis ta suure tõenäosusega ei hakka kuu aja pärast seda tegema. Kõrval on Kaitseliit ja see kohe registreerib ära. Okei, no ja väga tore, nii. Ja meil projekti eesmärk siin on küll TRL4, tegelikult eesmärk oleks TRL9, aga me saame minna nii astmeteks ole. Ja siis tähendab, meie eesmärk ei ole ka mingit unitaarset teooriat leiatud, kuidas ikkagi see kogu universum üles ehitatud ja kõiki nagu ühte panna, nagu ole võtsite, Kasak ikkagi ütles niimoodi, et meil on iga asjaks oma tööristakott. Ja kui on vaja, läheme mitu tööristakotti laua peale, võtame ja kasutame kõiki. Nii palju kui tarvis, eks ole. Ja me ei hakka mingit teooriat sellega, meil on ainult mingisuguseid seose, valemeid, konkreetselt üheks rakenduseks on vaja. See on see projekti eesmärk. Meid ei huvita tegelikult see niivõrd palju, nii kaua kui inimesed on terved ja keskkond on korras. No tegelikult me võib öelda, et siin on, mis siin ikkagi on, siin natuke väske, natuke juhtmeid ja rauda ja värki särki, eks ole, natuke kokku on ja natuke väike arvuti taha ja tegelikult me ikkagi vaatame nagu süstemaatiliselt, mis valdkonda me lähme. Me peame ikkagi sinna subatomaarsesse füüsikasse ka minema, vaatame, mis asja seal laengu elektroni tekkimise ümber nagu need oletuslikult võiks toimida. Elektroenergeetika, tavapärased printsiibid, kindlasti tuleb rakendada raadiotehnika, võib-olla mõni asi tuleb omavahel seal võkkesagedusresonantsi panna, tööstusautomaatika, see on niisugune mõnus valdkond, millega sa saad nagu teha päris heade mänguklotsidega soovitud tulemusi, tööstusliine, kõiki asju, jõuelektroonika, nende pooljuhtide lülitamine, joonestamine, elektriohutus kindlasti ülitähtsal kohal, riskijuhtimine ja samal projektijuhtil katsete läbiviimine ja tulemust dokumenteerimine on nagu tegelikult kõik asjad, millega on tegema. Ja see on ka see, kui keegi küsib, et kui palju see projekt maksab, siis ma olen siiamaani öelnud nii palju, et meil need asjad saab. Me räägime ikkagi siin, kui me TRL levelitest räägime, siis me esimesed videosid vaatame, käid siis poes ära, ostad seal 50 000 kroonist või eurost neid asju, eks ole, ja teedki selle seal valmis, aga tegelikult ikkagi ei tee küll, Sellest sa jäädki sinna kuskile kolmandasse toppama, et kui me tahame sinna veesügavusse, ookeani sügavusse sinna pärli järgi minna, siis meil peab ikkagi olema seda analoogi kasutades, peab ikkagi olema varustus, millega me lähme sinna, me ei lähe sinna akvalangi maskiga. Või kui lähme, siis saame väga korraks minna tegema ühe käega katsumise, pärlis või tulnud väga kahju. Ja me jälle minema pärast enne. Võib-olla vapniku oleme ikkagi töövahendad, paaki on vaja panna kütus ja laua peal on vaja panna toit, eks ole, mingisugune aeg on ja see paraku maksab sellepärast, et lihtsalt kuskilt see peab jälle millegi kellegi arvelt siis tulema. Et see on see. Ja nüüd, kui me vaatame, millest seade nagu välja näeb süstemaatiliselt jällegi, siis me räägime laengu kollektorist, seal on servomootor, mis seda ringeab, miks servomootor on kallis, servomootor on üks hea omadus. Sa saad servomootori öelda täpselt, mis ta tegema peab. Kui kiiresti ta peab käima, kui kaua ta peab käima, millise momendiga, millise kiirusega, pöörete momendiga sa vaatad programmi peale, mis muud moodi. Võib-olla pärast see toode tuleb tavalise induksioonmootoriga, aga esialgu meil on seda servomootorit vaja sellepärast, et me saame teda täpselt käskida. Ja teine asi, miks me servomootorit vaja, me saame seda asukoha info. Me saame ikkagi 12 800 asukohta iga pöörde kohta ja me saame asukoha info oma pool lülituste tegemiseks. Siis loomulikult spetsiaalselt projekteeritud mähised südamikud, jõuelektroonika, laengu kollektor, juhtimise arvuti, nõrk voolukilp, tugev voolukilp, korpused, maandused, kõik nii on nagu korrektselt tehtud. Tarbimistendid ja loomulikult hilisemas faadis siis alles tagasiside. Et kui sealt see väljandenergia tuleb,
siis me võtame, hakkame seda esialgselt nagu tööle panema. Selleks on vaja kas siis teha arendusüsteem, seda ei ole kohe teha. Et see stardisüsteem, akusüsteem, akulaadimissüsteem, need on kõik riiuli asjad. Siin ei ole midagi väga nagu arendada. Siit vaatad parameetri järgi, mis on vaja ja tellib, eks ole. Aga on see nüüd see laengu generaatori ja kollektori vaheline suhe on vaja nii-öelda nagu siis nagu paika saada. Ja siis, mis me nüüd teistmoodi teeme, sellest lülitusest me juba rääkisime, et me hoiame tarbija ja generaator alati lahus. Siis teine, et me kogume selle laengu kollektorisse selle eesmärgiga, et tühjendada see mähis nagu ära, et kui me läheme sinna teisipidi magnetpolaarsusega peale, siis me lihtsalt selle, kui see mähis on eelmist polaarsust täis, siis selle jõuga ümber lülitamise on umbes sama kui täisvarustuses mehed jookseks staadionil ja 50 korda sekundis öeldakse, et stopp, ringi pöörd ja ümber jälle teises suunas. Kogu see seisma jäämine, kotiga ümberpööramine, see tegelikult on väga suur ajakulu. Ja kui me seda saame ainult tegelikult teha niimoodi, et me ei pea kogu aeg seda ümber pöördama, saame lihtsalt öelda, et kõik, kes staadionil olid, minge nüüd ja tulevad uued peale, siis oleks see asi palju rohkem energia säästlikum. Kolmas omapära, me eraldame magnetvoo, katkestame magnetvoo kõrval olevatest mähistest. Sest kui meil on siin pluss ja miinus polaarsust, siis magnetidel, rauas liigub magnetväli 10 000 korda kiiremini, kui ta õhus juhib, liigub, eks ole, et see vastupidi polaarsus saaks magnet välja mööda tulla seda kõrval oleva mähise siis tööd häirima hakata. Siis me kasutame, meil on 12 paralleelmähist, kui meil on 3000 pööret, see tähendab, et me saame minna kuni 600 Hz töösageduse, mis eri võimsuse mõistes, ehk palju see kilogramm generaatorit annab välja voolu, energiat, siis see suhte me loodame saada nagu väga heaks. Siis veel kasutame pindefekti, sellest väga palju ei ole räägitud, kui tegelikult reaalselt olemas. Ka 50 Hz juures räägitakse pindefektist. Tavaliselt pindefekti räägitakse kuskil seal raadiotehnikas, et väga kõrgetel sagedused, gigahertsid, siis alles hakkab laine hakkab minema mööda laine juhi pinda, eks ta ei lähegi enam sinna sisse. Tegelikult samad efektid toimuvad juba väikeste sageduste juures ka väga hästi. Konkreetselt siin Eestiski on üks firma, asju müüb see saksa asju vist Morek, kellel konkreetselt need lehtlatid annavad juba 68% kokkuhoidu. Siis ilusa nimega litstüüpi juhe, eks ole, mis on siis see, et on sul tegelikult neid kiudusid veel rohkem ja iga kiud on eraldi lakitud ja saaks kokku minna. Ja see annab siis tegelikult seda juhtme pinda veel juurde. Ja meil on praegu selline arvamus tõesti, et kui me teame Perdene kaudu, et tegelikult ilmselt on veel teadlasi, kes ütlevad, et kõigepealt paneb see laetud elektron sealt välisjuhtme radiaalselt väljapoole ja number 2, siis hakkab alles piki juhet liikuma. Siis tegelikult meil oleks vaja just seda pinda hästi palju. Me saaksime seda. Me räägime siin tegelikult siis nendest elektronidest pinna peal. Seda võib nimetada ka staatikaks, destaatikaks. Šveitsis on generaator ka nimega destaatika generaator, kes guugeldab see pilte leiab. Jälle üks erinev muna selgeks käitmise viis. Ei pea täpselt samamoodi tegema, võib teha natuke teistmoodi, aga ma arvan, et see pindala on seal nagu seotud väga oluliselt. Siis, mis me veel teeme? Ülikiired ülikiired lülitused, see on teine tasand sinna peale. Me teame ka seda, et kui me mähisest laseme voolu siis kondensaatorisse, siis seal kõigepealt läheb vool ennem ja pinge tuleb alles faasiga järgi. Aga meil on siis informatsioon, et kui me seda astmeliselt hästi kiirete pinge impulssidega loeme, siis tegelikult me saame vähema voolu hulga, vähema elektronide hulgaga selle kondensaatori täis laadida, kuna see massivaba vool on juba paneb selle peenikse hästi lühikese lülituse jooksul paneb juba kondensaatori plaatid juba istuma. Me peame seda katseliselt tegema järgi. Täna meil on selline teoreetiline informatsioon olemas ja me saame seda antud süsteemiga teha.
ja siis kokkuvõtteks elektronide tagasivool, eks ole, blokeerime selle ära, siis laengugeneraatorite laengu tühjendamisest, mähisest, eks ole, magnetvälja eraldamisest, töösagedusest, pindefekti maksimaalsest ärakasutamisest, astmega laadimise süsteem ja lisaks tavapärane soojus kokkuhoid ja siis on elektronide pikendatud relaksatsiooni aeg, mis on siis see aeg, kus see massivaba vool haarab need elektronid enda nii-öelda käiku, eks ole. Ja vases on see imelühike, vasega me neid katseid väga teha ei saa. On toodud siin raamatus toob välja huvitava sulami, alumiiniumi ja rauasulami, mis võiks olla tore selle katse läbiviimiseks, kus siis see elektronid ei hakka nii kiiresti liikuma ja teiselt poolt saame juba seda massivaba voolu kenasti püüda. Aga see on nagu selline natukene materjaliteaduste sulamite teema, et me kindlasti esimese projektiga seda ei puuduta. Siis siin on üks prototüüp, mida me tegime siin, on viimane prototüüp, mis on ka juba hiinlaste servomootoriga siin juhitud asi. Siin on ka 3D prinditud mähise südamikud, kus siis ei ole seda rauda, aga probleem tuli välja, et on selles, et kui ka raud ei ole, mis siia kaugematesse osadesse seda magnetvälja edasi kannab, siis pinge siin mähistes jäi küllaltki väikeseks. Võib-olla oleks pidanud teistmoodi traadiga tegema, me ei tea seda. Elektroonika ja kõik oli selline, et me ei saanud väga suurt ja see mehaanika samamoodi ei lubanud katsetada väga suurt hulka diapasooni. Aga me teame seda sellest prototüübist ja eelmisest prototüübist, et kui me seda nii-öelda kondensaatorite laadimissüsteemi seal vahepeal kasutame, et me ei lase tarbijat ja generaatorid kokku, siis punkt 1, hoobilt hakkab generaator kiiremini tööle, või jah, kuna me ei lase elektroni sinna tagasi. Teiseks ta hakkab hääletumalt tööle ja suure tõenäosusega ta hakkab ka külmemalt tööle. Et 3 efekti. Külmemalt tööle? Jahedamalt, jah. Ta ei kuumenini üle. Ja me saame öelda, et need efektid on, aga me ei tea täna täpselt kuidas, sellepärast, et see tuleks teha nüüd uus prototüüp, millega me tegeleme hetkel ja me kaardistame need efektid ära. Ja ma ise usun küll, et sellel on väga suur potentsiaal. Siin on siis toodud natuke katseplaani, kõigepealt põhiliselt on see, et me peame ära katsetama siis selle mehaanilise töö nii-öelda need komponendid, et me teeme loome baasi, mille pealt me hakkame seda elektritarbimist katsetama. Et palju siis tegelikult see ringi ajamine ja kogu see vektoriaalne protsess seal, et need liikumised üldse tekiks, mis ta meile mehaanikas üldse kõige vähem võiks maksma minna. Ja sinna peale hakkame siis ehitama, tuleme süstemaatiliselt katsetega nagu peale. Need on modulaarselt vahetatavad ja seda nii-öelda. Ja siis see projekt on siis põhimõtteliselt 6 kuud. On see esimene prototüüp. Tõenäoliselt me teeme teise prototüübi, aga teine prototüüp saab olema juba selline, mis suudab töötada suvel, talvel, öösel, päeval, õues oma ette töökindlalt. Et see esimene prototüüp ei ole veel see lõplik, aga me peame siin seda TRL levelite nii-öelda süsteemi arvestama. Ja siin ongi tähendab siis tulemused, et tõestada, et see hüpotees, et me saame rohkem elektrit välja, kui me mehaanilist tööd sisse paneme, on number 1. Kui me selle oleme ära tõestanud, siis me kaardistame need efektid nii põhjalikult, kui on tarvis. Need mitte üle ka, aga TRL4 selles mõttes, et TRL4 all me juba see esimene seade nagu töötab juba. No, siis me hakkame nagu teda seal TRL4-st alates, me hakkame tehnoloogia arenduse tegema, meil kaardistused on nagu tehtud. Nii, ja teine kava on siis TRL7 ehk õues töötavad kuu aega, sinna peale võime siis laduda seda TRL8 ja TRL9, et see on juba töökindluse küsimus, siis loomulikult peame seda päevast number 1 sõidas nii-öelda meeles. Siis töö on väärtuspakkumine sisuliselt, miks me seda teeme, on avalikkusele. Me leiame seda, et igal ööl peaks olema võimalus saada infot teada sellest printsiibist, et see on üldse võimalik teha seda moodi. Siis on teine level väärtusest, mida me siis pakume, on siis konsultant ekspertorganisatsioonid, kellele me anname siis juba ka sellised teoreetilised need valemid.
et nad oskaksid ise projekteerida selliseid seadmeid. Eesmärk on, tähendab siis konsultanta organisatsioonil on siis eelduseks see, et ta annab 40 tundi siis ikkagi sisulist konsultatsiooni ka ehk ühe nädala ja toob meile laua äärde ühe tööstuspartneri, kes omakorda siis tööstuspartnereid me otsime kokku 4 ja siis me paneme TRL 2 leveli ukse ilmselt kinni, siis me teeme TRL 3 või 4 ära ja siis ilmselt võtame uusi partnereid juurde, kes siis saavad kõik intellektuaalse omandi kasutajaks. Et selline on see nii-öelda nagu äripoolne mudel, kui nii võib nimetada, sest äri ta peaks olema nagu partneritele kõigile. Mittetulundusühing on siis selline keha, kes siis majutab seda tööstusdisaini ja jagab seda siis huvilistele välja. Aga ma ei tea, mis see aeg nüüd oli, mul kellast ei ole mingit aimu, kas ma läksin liige üle või midagi. Absoluutselt. Aga ma küsiks, et see on, ma saan aru, see on nagu põhimõtteliselt ühe nagu seltskonna mõte päästa teistmoodi energiavajadusega ühiskonda. No teistmoodi, vaid Tesla moodi. Ja Tesla moodi. No mina oma isiksus arvan, et Tesla on ka tore mees, aga reaalsus on nagu see, et hästi paljud nagu nii teadest kui mis iganes mehed ütlevad, et me oleme täna nagu hukatuse äärel, et kui meil on miljard inimest, kes iga päev laseb eksperimente nagu Kangese jõkke, ja et meil on liiga palju siin maailmas, siis kõik need asjad tegelikult enam ei tööta. Et kui palju me näiteks täna vaatame seda, et mingid mehed lähevad kosmosesse ja uurivad, et Saturni all on mingi meri või kuskil on mingi pinnas, on ju. Et kas tegelikult nagu tulevikus ei ole meil lahendus ikkagi see, et kosmosest leitakse mingi junn, mis tuuakse siia, pannakse, ma ei tea, tuumaelektrijaama asemel ja annab meile aasta läbi energiat, kui see, et me siin nagu proovime välja mõelda mingeid maa peal olevaid tehnoloogiaid ja asju. Vaata, see tehnoloogia ei ole maa peal. Ta on kosmoses, meil füüsiline vaakum ei ole siin oluline. Eks mu küsimus on see, et kui suur on tõenäosus, Mart, et te leiate kosmosest mingi asja, mis ongi näiteks täpselt nagu veinikasti suurune ja te toote siia ja ütlete, et aga see on täiesti nagu, see ei hävita mitte ühtegi asja ja me paneme juhtmed küll ja ütleme, et nagu puu. Aga me ei mõtle seda välja, me katsetame seda infot, mis põhimõtteliselt on see on ikkagi, ta on efektiivsus lihtsalt. Sa pead ikka algalliku saama ikka elektrijaamast. Sa lihtsalt kasutad, ütleme 10 kilovatti kasutad, aga tegelikult tarbid 20. Me räägime, vaata, meil on vaja tekitada magnetvälja liikumine. No loomulikult. Nii, aga me saame magnetvälja liikumist teha sellisel viisil. Jaa, peame küll, jah. Me peame olema seda esimesel pöördadel andma, pool pöördadel. Pool pöördadel annad ja pärast seda tuleb efektiivsus peale lihtsalt väljas. Jaa, aga kui meil see efektiivsus on nii hea, et see pool pöördadel tuleb järgmise pöörde, keda tasa jääb üle ka, siis ongi... Võib diskuteerida. Raske öelda. Kui me saame ühega kätte, juba selline hea. Ta ei ole perpetuum mobile. Me ei tekita energiat juurde. Me ei tekita energiat juurde. Et see on väga oluline, et see ei ole perpetuum mobile. See on väga oluline. Aga jah, täpselt, et kui me juba valemid oleme teada saanud, 1 kilovatt on juba käes, siis sealt edasi tuleb lihtsalt. Katsume selle ühe kõigepealt kätte saada. No 15. Aga me oleme selle katserakiselt kõik niimoodi üles ehitame, saame mäisid vahetada, mitte ei saa, vaid vahetame seal südamikke, erinevad lülitusi teha. Et tegelikult ma arvan, et see setting on väga hea. Kuule, täname korraks Marti, plaksutame.